10, 9. Selgitame hiljem. Tõuseme mälestusseisatuks. Kallis isa, täname sind. Sa oled kinkinud meile vabaduse ja rahuaja ja võime piiblit õppida ja meie noored võivad ka Ameerikas piiblikoolis käia nagu Meta. Meil on avatud uksed, meil on avatud piirid, me saame käia. Aga me täname sind kõigi nende rohkem kui 6000 Eesti poisi, nii noore õppursõduri, reaalkooli poisid, kes läksid rindele ja Tartust ja igalt poolt ja kõik need 6000 Eesti meest, kes jätsid oma elu selle eest, et Eesti võiks saada vabaks. Nad ise ei näinudki seda vabadusaega, nad ise ei näinudki seda Tartu rahu sõlmimist ja rohkem kui 10 000 kokku olid, kes said surma, said haavata ja said erinevad kahjustusi selles sõjas. Ja see esimene vabadus tuli verega, see tuli verehinnaga. Ja teine vabadusaeg on tulnud meil ilma vereta. Tankid läksid teletorni juurest ära ja Jumal, sa oled näidanud otseselt, nagu me piiblist oleme lugenud, et kuidas sa oma parema võimsa käega lihtsalt juhid meid vabadusse, nii nagu Iisraeli rahva juhtisid läbi Punase mere, et sa oled ka Eesti rahvast juhtinud ja meie kõrval on suur Venemaa, suur vene rahvas ja paljud rahvad, kes seal elavad Siberis, meie sugulasõimud ja põhjas on soomlased ja läänes on rootslased ja lõunas on lätlased. Jumal, me õnnistame täna kõiki meie naaberrahvaid ja palume kõigi koguduste pärast ja kõigi kristlaste pärast, Soomemaa kristlaste pärast, Rootsi kristlaste pärast, palume Läti kristlased su kätte ja palume ka Venemaa kristlased, Jumal, sinu kätte. Me õnnistame Mihhail Kotovit ja tema suurt kogudust Peterburis ja kui Mihhail Kotov ka saatis sõnumit, et Venemaal tõmmatakse nagu usklikke õigusi kokku kogu aeg ja õigeusu kirik survestab. Aga me palume, et usuvabadus, evangeeliumi kuulutamise vabadus võiks Venemaal olla jätkuvalt ka praegusel ajal. Jeesus, me õnnistame neid kogudusi, täida püha vaimuga ja me täname sind, et me võime lihtsalt tänutundega praegu jätkata seda head osa, mida Meta on meil jaganud, et aitäh sulle selle eest. Aitäh, ma nagu neelan igat Meta sõna, see on nii võrratu, et me saame koos õppida, olla sinu palge ees. Aitäh sulle, Jeesus, aamen.